Nagu ma aru saan, on ta veebi vahendusel, jah? Ja, tere! Mina teid küll kuulen väga katkendlikult, ma loodan, et teie mind kuulete. Ja kui ei kuule, siis andke märku, et siis tehniline abi peab meid aitama. Iisaku gümnaasiumi arengukava on siis valmis hoolekogus kinnitamiseks ja arengukava on välja töötatud vastavalt põhikooli gümnaasiumi seadusele ja Alutaguse valla arengudokumentide koostamise menetlemise korrale. Põhilised koostajad mõtted on koolitöötajatelt, on kaasatud olnud õpilased, lapsevanemad. Arengukava on heakskiidu saanud õppenõukogult, hoolekogult, õpilase esinduselt ja vallavalitsus on samuti kiitnud heaks, teinud mõned ettepanekud ja arengukava oli ka avalikul väljapanekul siis ette nähtud 2 nädalat. Ma tutvustaksin meie arengu eesmärke, mis on meie jaoks olulised ja missugune peaks olema Iisaku gümnaasium aastal 2024. Me näeme, et Iisaku gümnaasium jätkab gümnaasiumina ka aastal 2024 ja hariduse kvaliteet on meie jaoks väga oluline. Me näeme erinevatel kooliastmetel erinevaid eesmärke, aga haridus peab olema kvaliteetne kõikidel astmetel, alates esimesest kooliastmest kuni gümnaasiumini välja. Selleks, et hariduse kvaliteeti tagada, selleks, et õpilased saaksid aru, mida nad milleks õpivad, kuidas see reaalse eluga seotud on, siis senisest rohkem me näeme, et me lõimime omavahel erinevaid õppeaineid, õppekavas ette nähtud üldpädevuste omandamiseks, samuti senisest rohkem peab õppetöö olema seotud reaalse eluga. Ja kui me kohtusime lapsevanematega, siis sealt sündis ettepanek, et kool peaks rohkem kaasama õppetegevusse ettevõtjaid, et ettevõtjad saaksid oma tegevuste tööd tutvustada, et õpilased omaksid ülevaadet, missuguseid ametikohti, missuguseid spetsialiste on kohalikel ettevõtjatel vaja ja samuti me pöördume ettevõtjate poole palvega, et nad aitaksid koostada ülesandeid, ehk siis näiteks kui matemaatikas on vaja arvutada protsenti või mingit pindala või mingi asja omahinda arvutada, et siis me saaksime seda kasutada meie oma ettevõtjate näidetel. Iisaku gümnaasiumis on täna 18 õpilase rajaleidja otsus, ehk siis nende õpe peaks olema läbi viidud siis kas väikeklassis või lausa mõnedes ainetes 1-1 õppel. Täna me näeme, et õpetajatel väga palju ressurssi kulub hariduslike erivajadustega õpilaste kas järgi aitamisele või järgi tõmbamisele või siis käitumisprobleemidega õpilaste korrale kutsumisega ja me ise tunneme, et seetõttu tihti andekad jäävad võib-olla piisava tähelepanuta, et me leiame, et arengukava perioodil me peaksime rohkem keskenduma ka andekatele õpilastele. Põhikooli gümnaasiumi seaduse mõistes on ka andekus hariduslik erivajadus.
Me peame väga oluliseks, et kogu koolipere hindab tervislikke eluviise, et me peame siin siis silmas nii vaimset tervist, füüsilist tervist ehk siis kehalist aktiivsust, samuti toitumist, et me oleme juba koolisöökla menüüd uuendanud, aga et siis aastaks 2024 on meil rida tegevusi, mida me peame oluliseks, et tervise hoidmiseks ja parendamiseks on nii kooli personalil võimalik teha kui ka õpilastes vastavaid oskusi ja hoiakuid kujundada. Selleks, et kogukonda paremini kooli tegemistega kursis hoida, me peame vajalikuks eri põlvkondi rohkem kooli tegemistesse kaasata ja et kohalikud traditsioonid oleks hoitud, siis selleks samuti me näeme, et me peame tegema koostööd kohalike asutustega. Meil on siin muuseum, rahvamaja, kellega me juba teeme koostööd, aga kindlasti on looduskeskus, aga kindlasti on võimalik ka seda koostööd parandada. Koolihooned on küll siin mitmes järgus renoveeritud, aga et täna me probleemina näeme seda, et staadion vajaks renoveerimist. Ja võib-olla ka staadion välja ehitada selliselt, et seal oleks võimalik ka maakonna võistlusi läbi viia, et täna see kahjuks ei ole võimalik, sest need kummiplaadid on väga deformeerunud ja kui on võimalik staadioni renoveerida, selleks on ressurss olemas, siis staadioni juurde on juba ettepanekud teinud ka teised hallatavad asutused, et näiteks, et kooli kasvuhoonet saaks noortekeskus kasutada. Kunstide kool on teinud ettepaneku, et kooli juures, näiteks staadionis võiks olla katusealune, kus siis saaks õuesõpet läbi viia või väiksemaid üritusi, koosolekuid. Et siis meil juba mõtted on, aga et siis oleks vaja ka veel laiemalt arutada ja projekteerida siis staadioni renoveerimine ja võib-olla sinna kuuluvad siis mingid väiksemad rajatised, mida sinna vaja on. Gümnaasiumi õpilaste arvu me saame suurendada suuresti läbi selle, et meile tulevad õpilased teistest piirkondadest. Selleks on vaja siis, et meil oleks õpilaskodu, kus nad saaksid majutuda. Me oleme juba igal aastal natukene õpilaskodu hubasemaks muutnud, aga et seda oleks vaja veel teha ja õpilaskodu oleks vaja ka võib-olla tekib vajadus õpilaskodu laiendada praeguse õpilaskodu teisele korrusele. Samuti oleme me rääkinud, et kui kooli tööle tulevad noored spetsialistid Eesti teistest piirkondadest, et siis õpilaskodus võiks olla võimalik nendele nii-öelda stardipind pakkuda siis noortele spetsialistidele seniks, kui nad leiavad oma elamispinna, kas siis rendipinna või on võimalik soetada siia midagi. Nii nagu ma ütlesin, et gümnaasiumi õpilaste arv saab kasvada suuresti läbi selle, et meile tuleb õpilasi juurde teistest piirkondadest, lisaks meie oma õpilastele. Ja kui 2018. aastal volikogu otsustas, et Iisakus gümnaasium jätkab ja arendatakse korvpallisuunda, ja selleks arvuks siis valla kehtivas arengukavas on, et õpilaste arv võiks olla jõuda 50-ni, et siis kui me vaatame õpilaste arvu prognoosi, siis aastaks, ütleme lähema paari aasta jooksul me peaksime 50-ni jõudma, täna on meil 47, on puudu, aga
aga et lähiaastatel ei ole ületamatu siis 50 õpilase piir. Hoolekogu tegi ettepaneku, et gümnaasiumi arengukavas peaks olema sees, et arengukava perioodi lõpuks on projekteeritud uus kaasaegne energiasäästlik koolihoone, leitud võimalused hoone ehitamiseks ja et siis õpilaskodu laiendamine ja tugispetsialistidele külaliskorterite sisustamine kooli arengukavas, aga vallavalitsus siis tegi ettepaneku need kooli arengukavast välja jätta ja lisada praegu uuendamisel olevasse valla arengukavasse ja põhjendus siis, et kuna valla arengudokumentide koostamise menetlemise kord näeb ette, et aluseks tuleb võtta hallatava asutuse arengukava koostamisele aluseks tuleb võtta valla arengukava ja valla eelarvestrateegia, aga et neid tegevusi siis ei ole ei arengukavas ega eelarvestrateegias kajastatud ja praegu muutmisel olevasse arengukavasse olen mina siis need ettepanekud lisanud. Nii et ma saan aru siis, et see versioon, mis materjalides on ilma nende ettepanekuteta, aga ettepanekud olen lisanud valla arengukavasse. Aitäh, kas on küsimusi? Vahepealt kadus see jutt ära meil natukene, oli sidekatkestus vist, et meil jäi vahepealt ära selle teie ettepaneku või hoolekogu ettepaneku osa, et võib-olla kordad lühidalt üle. Et hoolekogu ettepanek oli siis, et lisada kooli arengukavasse, et arengukava perioodi lõpuks on projekteeritud uus koolihoone, mis on siis energiasäästlik ja arvestab olemasolevat õpilaste arvu ja on leitud vahendid selle ehitamiseks. Samuti on siis ettepanek laiendada õpilaskodu teisele korrusele ja ehitada välja ja sisustada külaliskorterid. Et need ettepanekud olen mina teinud valla arengukavas ja neid ei ole selles arengukava versioonid, mis on täna materjalide juures. Selge. Aitäh. Kas on kellelgi küsimusi? Andrus Toss on küsimus. Hallo. Andrus Toss soovib küsida. Et need numbrid, mis on planeeritud gümnaasiumi osas seal kuni aastani 2024, et kas see tõus tuleb korvpallist või millest see tõus tuleb? No, eks natuke mõjutab seda tõusu ka see, et missugused klassid tulevad põhikoolist peale, et kui on praegu meil on tulemas suured klassid, meil on nagu maatingimustes praegused või siis järgmise aasta 9, järgmise aasta 8, 7, et need on suured klassid ja need on siis kasvanud ka tänu korvpallile, osaliselt ka siis Tudulinna lapsed on sinna juurde tulnud ja et osad on siis ka lihtsalt, kes on elukohta vahetanud või kes siis on valinud, kellele ei sobi suurkool ja on valinud lihtsalt maakooli, et kuna lapse eripärast tulenevalt talle suures koolis õppimine ei sobi. Et on nii korvpalli kui ka sellele tänu, et Jõhviga on üsna hea bussiühendus ja et mõned lapsed on tänu sellele tulnud. Et kas me oleme siis reklaaminud ennast ka eestikeelse koolina, kas peale korvpalli veel midagi pakkuda?
suundadena, et kui alguses esimene mõte oli, et meil on loodussuund ja korvpallisuund, siis juba esimesel aastal, kui mina Iisakus olin, õpilased ütlesid, et nende arvates see suunavalik piirab õpilasi, et mitmed ütlesid, et ma jääksin Iisaku gümnaasiumisse edasi, aga ma ei taha ei korvpalli ega loodust. Et siis me juba eelmisel aastal muutsime kooli õppekava ja me püüame olla valikainete osas hästi paindlikud, et kui õpilased, täna me näiteks pakume nii nagu õpilased soovisid, et nad tahavad õppida süvendatult inglise keelt ja valmistuda rahvusvaheliseks inglise keele eksamiks, siis me teist aastat juba pakume inglise keelt valikainena, on olnud huvi meedia vastu, sellel aastal on meil meedia valikkursus, psühholoogia ettevõtluse alused, et kooli õppekavas on kogu gümnaasiumi 3 aasta jooksul on vähemalt 6 ainet vaja valikaineid ja et me lähtume õpilaste soovidest, et näiteks kui keegi soovib meditsiini õppida, siis me lepime teiste maakonna gümnaasiumitega kokku, et me saame neid valikkursusi pakkuda ühiselt, et täna digilahendused on sellised, et ei pea kohale sõitma, ei õppejõud ega õpilased on ka veebi vahendusel võimalik kursusi läbida, kui keegi soovib võtta mõnest kolledžist näiteks valikkursust või ülikoolist, täppisteaduste koolist, siis me võimaldame seda teha ja me leiame, et niimoodi on õpilastel nagu valikuid rohkem kui siis, kui me ütleme, et meil on ainult 2 suunda. Selge, mitmekesisus on väga hea küsimusest või vastusest tänu, aga kas me ei ole kunagi arvutanud nagu protsentid, kes võiks, palju meil võiks olla ka muukeelseid õpilasi? Et me oleme eestikeelne kool ja asume Ida-Virumaal. Ise ütlesid, et meil on väga hea bussiühendus Jõhviga. Et ma ei saanud täpselt aru, et kas see oli nagu pigem, et me võiksime võtta rohkem? Jah, et küsimus on see, et kas me oleme kunagi arvutanud seda, et me võiksime võtta ka teisi Ida-Virumaa lapsi gümnaasiumi ossa, eriti just või ka põhikooli ossa. On see protsent, on see 1 või 2 või 3 õpilaste arvust, et mida me välja kannataksime, et me võiksime ennast reklaamida ka eestikeelse koolina Ida-Virumaal. Meil on nüüd siis selle viimase 3 aasta jooksul, mille kohta mina oskan rääkida, meil on olnud õpilaste arvu kasv ka tänu sellele, et me oleme võtnud vene õppekeelega õpilasi oma kooli õppima. Aga paraku täna on Eesti haridussüsteemis olukord selline, et need õpilased, kes on õppinud vene keeles, neil on väga raske eestikeelses koolis toime tulla. Me oleme pakkunud neile täiendavat eesti keele õpet, konsultatsioonitunde, me oleme igati neid toetanud ja aidanud, aga ka nüüd lõppeval õppeaastal on mitu õpilast läinud oma venekeelsesse kooli tagasi ja nad on öelnud, et nad on väga tänulikud võimaluse eest, et nad on saanud oma eesti keele oskust oluliselt parandada, aga nad ei ole valmis lõpueksameid tegema eesti keeles ja see on nende valik, et nad on läinud oma venekeelsesse kooli tagasi. Et meil ei ole vene õppekeelega ju mitte ainult gümnaasiumis, praegugi meil on ja gümnaasiumis nad saavad ka, eesti keele õpetaja teeb neile täiendavat õpet, eesti keele õpet, et nad saaksid hakkama kõikides ainetes, et kui me mõtleme selle peale, et nad õpivad ju keemiat, bioloogiat, ajalugu, kõik eesti keeles ja kui siiani on nende põhiline õppetöö olnud vene keeles, siis nad on ikkagi tõsiselt hädas. Et meie saame omalt poolt anda neile täiendavaid tunde, aga kui nad ise tunnevad, et nad ikkagi ei ole valmis eesti keeles õppima, siis sinna ei ole midagi parata. Selge, aitäh, sain vastuse. Aitäh. Saalist ei ole küsimusi? On küsimus. Kuidas praegu protsentuaalselt jagub?
Kuidas? Ei kuulnud küsimust, jah, tõesti. Ikka ei kuule. Hetkel kuulen. Nii, ma ütlen uuesti. Küsimus oli niimoodi, et kuidas jagu... Siit ei ole kosta. Kirjutage chati. Kirjutada. Sul on endal on mikrofon sees või? Meil on välja. Mina siia mikrofoni ikka. Saali mikrofoni. Selge ei tööta. Siis viimane viisakus süüa. Seda kirjalik küsimus. Selva. Kuhu ma kirjutan? Siia. Ma ei kasuta seda programmi. Ma sa küsid siin kuulab, korra need kannikad ja näevad. Liiga raske küsimus, ma seda koristasin. Kui ma nüüd küsin veel palju lapsel. Oota, kuidas see oli? Saad olla nüüd õõra. Nii, nüüd saab vist vastata. Tuhanteid. Juba on IT-riik. Nii, ma püüan vastata, kas kuulete mind? Ja, et ma ei oska kogu selle kohta praegu öelda, aga et ma ütlen ka, et see on klassiti erinev, et näiteks kui 2008, need, kes me 2018 vastu võtsime, 12, nemad on nüüd 12. Seal on enam-vähem pooleks. Pooled on korvpallisuuna ja pooled on loodussuuna omad. 11. on korvpalli omasid oluliselt vähem ja 10. on vähem, aga et samas jälle 8. ja 7. praegu on need, kes on meie enda omad ka, kes aktiivselt trennis käivad, et seal on jälle sportlasi rohkem, et see on aastakäiguti on erinev, et me ei saa öelda, et igal pool on pool, et jah, praeguses 12. on pooled vähemalt, praeguses 8. on üle poole, aga 10-11 seal on, no ütleme, kolmandik on korvpalli omasid. Laias laastus pooleks. On veel kellelgi küsimust, lõpetame küsimused ära. Suur tänu. Meil on selle kohta ka määruse eelnõu Iisaku gümnaasiumi arengukava 2021–2024 kinnitamine. Ja kes on selle poolt, palun siis käega märku anda. Palun saalis. Vastu. Hääletanud ei ole. Kuidas veebis on? Andrus? Poolt. Poolt. Kaie? Poolt. Poolt. Ja Anneli? Ja ma olen juba oma käe tõstnud, olen poolt. Nii, aitäh. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde.
Alutaguse vallavolikogu 24. novembri 2000 aasta määruse number 12 sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas muutmine. Ettekandja on siin Kairi ja spordispetsialist Timo. Kumb teist? Kõigepealt. Sa tahad midagi seinale ka näidata, siis annab sealt. Saate ühendada või? Ei taha, jah. Austatud volikogu esimees, vallavanem. Määruse muutmine siis ja määruse number 112 muutmine sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas. Lühidalt räägin siis ära, et kõik on eelnõud juba näinud seletuskirja. Üks suurimaid muudatusi siis määruses on igale poole või kogu määruse läbivalt on siis spordiklubile lisatud ka spordikool. Meil lihtsalt tuli nüüd päevakorda, kus spordiklubi on ennast teinud spordikooliks nii-öelda. Dokumentide järgi ta saab tähendab olla see, aga meie spordikord hetkel ei luba seda. Mõistlik oleks siis see muuta, lisada sinna siis spordikool ja spordiklubi või võrdväärselt. Ehk siis see spordikool peaks siis tegutsema meie vallas. Oluline punkt on siis see, et osalustasu treeningul osalejatele. Ehk siis uue määrusega või määruse muutmisel tuleks siis miinimumsummaks 15 eurot kuus. Mis siis tuleb kas siis lapsevanemate või siis täiskasvanud harrastajate poolt, kes saavad seda toetust endal maksta. Vald ise toetab huvihariduse alt samamoodi 15 euroga hetkel, et kõigil on võimalik see nii-öelda tagasi taotleda. Siis ühe sporditegevustoetuse liigi muudatus, et enne oli spordiklubi sporditoetus. Nüüd on siis ta täiskasvanud sporditoetus. Täiskasvanute sporditoetus on siis kuni 1000 eurot aastas, see on siis täiskasvanud või nendele spordiklubidele, kes noortega ei tegele. Siis muudeti lihtsalt nii-öelda nime. Sisulist muutust ei olnud seal. Siis üks bürokraatiat nii-öelda vähem oleks klubidel, siis enamus, kui ma nüüd pidin nendega nii-öelda lepingusse astuma alati, siis võtame selle lepingu vahelt ära ja kõik need kohustused, mida nad teha võivad, kõik tulevad nii-öelda siia määrusesse sisse. Ehk siis me eraldi lepingut enam ei tee spordiklubide või spordikoolidega, need tulevad siis otse määrusest. Need oleks nagu suuremad muudatused. Kui kellelgi on küsimusi, vastan meeleldi. Mul on, miks me ühe mehe eksimuse pärast peab kogu volikogu määruse uuesti ringi kirjutama? Sisuliselt ju küsimus on ju eelmises sügises, kui tal ei olnud õigust küsida rahastust spordikooli peale. Ja sellepärast, et mingi osa meie volikogu liikmeid toetavad tuliselt seda meest, me peaksime hakkama kõike muutma. Teen ettepaneku sellest korrast välja jätta sõna ühendspordikoolile. Kui nüüd arvestada seda, et Reinar Halliku kulutused iga aasta tõusevad ja on jõudnud võrdväärseteks Pannjärve suusakeskuse ehk maakonna vajaduste, maakonna suuruse objektiga, kus me teenindame kõiki maakonna inimesi, siis sisuliselt selle mehe rahastamine, see on ühe pundi rahastamine ja see tõuseb iga aasta. Kui veel arvestada seda, et pidevalt on mingisugune jama laste arvuga, pidevalt on mingi jama aruandlusega, tekib küsimus, mitu aastat me veel peame seda kannatama.
kui ma nüüd hakkan otsast peale vastama, siis et spordikool nüüd nii-öelda määrusest välja võtta. Spordikooli pluss on kindlasti see, et spordikool saab ka nii-öelda riigi rahastust taodelda. Siis kui me nüüd oleme nendega läbi rääkinud siin, et siis ongi mõte see, et nad kaasaks rohkem raha ka riigi sektorist. Mitte nii siis ainult meie omavalitsuse, ütleme nii, et omavalitsuse taskust. Kas see nägemus on tekkunud neil nüüd 3,5 aastaga? Et spordikool luua või? Neile lihtsalt teistest omavalitsustest soovitati spordikool luua. Teistest omavalitsustest soovitati Lüpsta Alutaguse valda? Ei, mitte. Teised omavalitsused näevad neid koostööpartnerina paremini, kui nad oleks spordikool. Mitte Lüpsta Alutaguse valda. Lihtsalt koroona siin selle epideemia käigus on ka nii-öelda nendele spordikoolidele, ehk siis tavaline spordiklubi ei saa olla EHIS-es kirjas, aga spordikoolid saavad olla. Ja koroona toetusi jagatakse ainult selle järgi, kes seal EHIS-es kirjas on. Ja see... Selles mõttes ei ole, ma arvan, et ei ole mõistlik seda spordikooli ikkagi määrusest välja jätta, et ta võiks ikkagi olla ja võib-olla kõik klubid võiks meil sinna poole ihtida. Nüüd, et miks me nagu selle ühe klubi pärast seda teeme, mina kui kunagi seda korda koostasin, siis ma tõesti ei näinud seda ette, et meil nii-öelda spordikool võib tulla nii-öelda meie territooriumile. Ja praegu tekkis see päevakorda. Mõistlik oleks ikkagi spordikooli vastu võtta. Ma korraks täiendan, jah? Et tegelikult, ega me seda spordikorda kohendasime, et selgus üks konkreetne spordiklubi, et on selline olukord. Et me ikkagi lähtusime sellest, et mis oleks võimalikud sellised võimalused ja riskid edaspidises. Ja kindlasti just vältimaks seda, et tegelikult ühelt poolt saaks üks nendest organisatsioonideks saaks mind taodelda korraga. Ja seal need muud ettepanekud, mis meil on ka selle kuuldasu osas, et lapsevanemate oma osa, et see on ka põhjendatud ikkagi sellest, et me saaksime rohkem ikkagi kontrollida ja jälgitavamaks ja selgemaks seda ikkagi teha. Ja see viimane osa, mis meil sisuliselt selles määruses muudatuse läks, on see bürokraatia osa, ma arvan, et see on selline dokumentide kiirema vormistamise osas, aga meie, kui me nüüd parandasime, siis me kaalusime kõiki neid võimalikke olukordi, et kontrollida ja jälgida. Küsimus on, kui ta sügisel oma tegemistega ei oleks vahele jäänud, kas me oleks seda teinud? Kindlasti ei oleks. No selles see asi ongi. Vabandust, ma soovin ka sõna. Anneli vastu. Anneli, palun. Ja, et see teema oli ka siis meil komisjonis aruteluks ja ma võin nagu veel kord öelda siis Marekile, et kui me ei lisa sellesse eelnõusse spordikool, siis täna nii-öelda see spordiklubi, keda sa nimetasid, siis Einarhalliku spordiklubi saab samamoodi taotleda siis vallalt toetust. Et kui me selle välja jätame, siis tema nagu juriidilise staatuse pärast saab jätkuvalt vallalt toetust küsida. Nii et selles mõttes me ei tee seda muudatust mitte ühegi siis nii-öelda spordiklubi pärast, sest teadupärast on sellel aastal on tegelikult veel üks spordiklubi juurde tulnud spordikool, kes on taotlenud ka vallalt toetust, nii et tegemist ei ole ainult ühekordse ja ühe organisatsiooniga. Jah, aga sügisel oli tal täiesti reaalne võimalus saada sama arvu laste eest 2 korda raha. Kas see on normaalne? Õnneks ei läinud läbi.
Meie määruse järgi ei oleks ta seda saanud, sest seal ei olnud spordikooli ja ta pole kunagi tegutsenud spordikoolina ja pole saanud ka taotleda mingit topeltrahastust, nii et sa ajad praegu midagi segamini. Timo, ma küsin vahele, kas nüüd selle korra järgi on igasugune topeltrahastus on välistatud? No, see oli minu küsimus sama. Topeltrahastus on välistatud, jah? Okay. Kuni järgmise korrani. Tekitame uue juriidilise keha. Eks me siis muudame rahastamise korda. No. Kuna siin on praegu õhku visatud ühe volikogu liikme poolt niisugused kahtlustused, siis ma teeksin ettepaneku, et kas valla revisjonikomisjon vaataks üle, kas see üks niinimetatud halb spordiklubi lüpsab siis Alutaguse valda või lüpsab. Et siis oleks nagu asi nagu selge, et kas on nagu üritatud pettusega raha saada, nagu praegu siin väidetakse, või siis on kõik õige. Minu arvates on kõik õige, nii et selles suhtes oleks ametlik seisukoht siis meie enda volikogu revisjonikomisjoni poolt antud. No ja teiseks siis tundub, et siin ruumis ongi nagu hetkel õhus kaks küsimust. Üks on nüüd siis sporditegevuse toetuskorra muutmine ja teine on nüüd ühe siis klubi või nimetame kooliks teda tegevus siis. Just, et need on kaks küsimust on õhus. Iseenesest see muutmine, ma tean, et see on väga õige asi. Siin tuleb ka vanemate omavastutus sisse. See nagu, kuidas ütleme, pidurdab seda või üldse lokaliseerib selle, et kergekäeliselt jagavad oma allkirja, mis siis jagatud või nad ei vastuta selle oma allkirja eest midagi, nagu osa inimesi on. Aga kui on ikkagi ajaline kohustus sul taga, siis sa veelgi rohkem, mida sa teed. Tõenäoliselt poleks olnud ka seda probleemi sellisel juhul, kui seda koroonatoetust oleks saanud ka kõik klubid, kes ei ole EHIS-es, eks ole. Siis poleks see asi niimoodi ka väga üles kerkinud. Tegelikult ta ei olekski üles kerkinud, kui Anneli oleks volikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele saatnud selle nii-öelda vallavalitsuse aruandlusele numbritest ja me oleks saanud sellest rääkida eelmisel komisjonil, kui see talle edastati ja sellel komisjonil. Aga Anneli seda põhimõtteliselt ei näita komisjonil. Nii, Marek, ma nüüd vastan. Paljud asjad lahendanud. Ja, Marek, aga ma vastan nüüd sinu sellisele süüdistusele. Esiteks, jah, see aruanne saadeti, aga seal olid vead, ma pidin vallavalitsusega suhtlema, et seal oli pandud, oli asju segamini aetud numbreid, et jah, ma seda ei edastanud teile, et kui sul on soov, siis ma edastan selle nüüd, kui see on ära korrigeeritud. No ma tean, milles oli viga. Viga oli põhimõtteliselt õpilaskodus, aga õpilaskodu, kas me ikka ei pea korvpalli pärast üleval? See on niisugune küsimus. Minul on ettepanek volikogu esimees, et see arutelu praegu siin lõpetada. Et kui Marek Kullamäki soovib seda teemat arutada, siis arutame seda komisjonis edasi. Aga sa ei ole tahtnud kaks komisjoni seda arutada? Ma loodan, et Anneli täiesti alustatud süüdistused. Päevakorrapunkti ja esitab need asjad ja saate need asjad sirgeks oma vahel. Kuid täna on ikkagi meil eelnõu siin ees ja mul tekib küsimus, et kas me oleme seda määruse eelnõud üldse täna valmis hääletama? Mine põhjust, miks mitte? Ma saan aru, et me oleme. Siis läheme edasi. Marek jääb oma ettepaneku juurde, spordikool välja jätta sellest määrusest. Jah. Kuna Marekul on konkreetne ettepanek määrusest jätta sõna spordikool välja, siis me peame seda eraldi hääletama. Enne kui ma panen hääletusele eelnõu tervikteksti. Kes on selle poolt, et määrusest
jätta välja sõna spordikool. Palun käega märku anda. 2, 3, 4. Aitäh. 4 järelikult ei jääb sisse. Ja nüüd ma panen siis hääletusele määruse eelnõu number 160 Alutaguse vallavolikogu 24. novembri 2019. aasta määruse number 112 sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas muutmine. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Loeme. Kes on vastu? 4, 5. Ja kes ei hääletanud? 1. Selge. Läheme edasi. Aitäh sulle. Järgmine päevakorrapunkt on meil Alutaguse vallavolikogu 23. aprilli 2018. aasta määruse number 44 mittetulundusliku tegevuseks toetuse andmise kord muutmine. Piret Tammet annab sellest ülevaate. Tere, ma ei tea, pilti ei ole. Määrus number 44, mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmine kord muutmine. Kõik olete kindlasti eelnõuga tutvunud ja seepärast ma pikalt ei räägi, et määruse muutmist tingis asjaolu, et lihtsustada toetuse väljamaksmise korda. Sisuliselt loobutakse toetuse andmisel lepingute sõlmimisest, kuna käesoleva määruse eelnõusse on võtatud kõik toetuse saaja kohustused, mis varem kajastusid lepingus. Toetuse eraldamiseks koostatakse edaspidi ainult haldusakt, korraldus ja lepingu sõlmimise vajadus kaob ära. Seega väheneb halduskoormus. Samuti on täiendatud määrust toetuse kasutamise üle. Suuri muutusi ei ole, aga just põhiline ongi, et lepingud kaovad ära toetuse saaja ja valla vahel. Kõik. Kas on küsimusi selle kohta? On küll, jah. Ja palun. Et mis dokumendi alusel siis raamatupidamine ja väljamaksed teeb akti alusel? Ei tee. Raamatupidamine teeb väljamakse haldusakti alusel, korralduse alusel, nii nagu praegu on projektitoetuste puhul ka. Praegu me projektitoetustele ka ei teinud lepingut. Ja ainuke mittetulundusühingu ainukepoolseks dokumendiks jääb siis nende taotlus. Miks taotlus? Haldusakt ka. Ja kõigepealt esitab toetuse, siis on eraldamise korraldus ja pärast esitab aruande. Aitäh. On veel küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh, Piret. Panen määruse eelnõu number 159 mittetulunduslikuks tegevuseks taotluste andmise kord muutmise ja kes on selle poolt, palun siis käega märku anda. Alus on seal, Alus, sul ei ole nime, jah? Ma ei oska öelda, mul on nimi küll, mul on passis ka nimi olemas. Ei, ma mõtlen siin. Teamsis ei ole nime. Nime tähti ei ole. Aga selge, me saame aru. Aitäh. Läheme edasi.
Järgmine päevakorrapunkt on siis meil Alutaguse vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse number 32 Alutaguse valla elanike soodustused muutmine. Ja selles on ülevaate Martin Viiler. Tervist. Korra muutmise tikub siis vajadus viia kord vastavus tegeliku olukorraga. Et täna oleme me siis selle valla kodaniku sooduskaardi omanikele võimaldanud viia jäätmeid kahte prügilasse siis, kellega meil on leping Uikale toimub. Valla kodulehelt korra juurest näete, milliseid jäätmeid kelanikud viia saavad. Sõlmime need jäätmejaamadega uue koostöölepingu, kus siis vaadatakse üle jäätmeliigid, mida saab tasuta anda ja ka siis nii-öelda need üleandmistasud. See on siis esimene punkt, mis täpsustame seal korras. Teine on siis Alutaguse valla territooriumil on siis Mäetaguse alevikus, Iisaku alevikus on 2 kogumispunkti, kuhu saab siis vallaelanik tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid ja elektroonikaromusid ja Illuka teenuskeskuse juures on siis kogumispunkt elektroonikaromude äraandmiseks. Need on siis ka see teenus on siis kogu aasta kõigile kasutada. Väga lühidalt tegelikult see ongi see muutmise põhjus, et viia ta vastavusse tegeliku olukorraga. Tänane sõnastus lihtsalt oli ajale jalgu jäänud, et see uus 2 paragrahvi on täpsem, mis annab parem ülevaate siis elanikele ka, et mida saab valla kui kodaniku kaardiga, mis soodustus see pakub siis. Kas on küsimusi? Aitäh! On küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis panen määruse number 158 Alutaguse valla elanike soodustused muutmine hääletusele. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kõik poolt, jah. Siis ei ole mõtet küsidagi, kas vastu või hääletanud ei olnud. Järgmine päevakorrapunkt on ka Martini. Arvamuse andmine kollase karjäärikeskkonna loa number LMK 182 kohta. Nii, on siis loa omanik, kes esitas Keskkonnaametile siis taotluse luba pikendada. Täna kehtib luba kuni 31.03.2022. Loa pikendamise tingis siis asjaolu, et täiteliiv on siis ammendamata ja ala on korrastamata. Pikendatust küsitakse kuni 31.03.2031. Karjäär iseenesest, kui vallaelaniku seisukohast vaadata, siis asub kaugel lähimatest asustustest. Mürahäiringuid ei ole, mürahäiringuid ei ole ja tolmuhäiringuid ei teki seal elanikele. Kõige suurem probleem on keskkonnakaitseliselt. Selle ala lähedal on siin Metsise mänguala, Tedre mänguala, Laanepüü ja mänguala ja Iireviu pesitsusperiood, et siis ainukene ettepanek siin Keskkonnaametile siis oleks kaaluda, et karjäär suletakse siis eelnimetatud lindude siis mänguajal ja pesitsusperioodiks.
täiendavaid ettepanekuid ka keskkonnakomisjon ei esitanud või ei arvanud. Kas on küsimusi? On küsimusi? Tervis ei ole? Martin, selle kohta on meil otsuse eelnõu. Siis maavara kaevandamise keskkonnaloa pikendamise kohta kuni 31. märtsi 2031. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Andrus, näe. Erapooletu. Aitäh. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt on meil Rannapungera küla jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine. Liina, palun. Nii, tegemist on siis Rannapungera külas oleva planeeringualaga, mis hõlmab jahi ja Mudajärve kinnistuid. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Alutaguse üldplaneeringut ehituskeeluvööndi vähendamise osas ja selles osas, et seal kavandatakse väiksemaid krunte kui hajaasustuses üldiselt lubatud. Jahikinnist on üldplaneeringu kohaselt keskusemaa, kus on lubatud nii äri- kui elamufunktsioon. Kinnistu on maatulundusmaa. Maakasutuse juhtotstarbe osas siis Mudajärve kinnistu jääb enamuses ka planeeringu kohaselt maatulundusmaaks, aga sinna lubatakse siis vähesel määral väiksemaid elamukrunte. Ja keskkonnamõju eelhinnangu ja asutuste seisukohtade kohaselt keskkonnamõju strateegilist hindamist hetkel ei ole vaja algatada. Kui planeeringu koostamise käigus selgub, et mingi tegevuse kohaselt on see vajalik, siis tuleb see jooksvalt siis algatada. See on kõik minu poolt praegu. Küsida võib? Hallo. Jah, ma vastan. Volikogu esimees ei ole midagi öelnud. Ei kuule. Et mis see kõige väiksem krunt siis on, mida nad soovivad elamutele? Elamukruntide puhul siis lähtutakse üldplaneeringus kompaktsusega ala miinimumkrundi suurusest, mis on 2000 ruutmeetrit, aga elamukrundid kavandatakse siis suurusega, eskiislahenduse kohaselt hetkel suurusega 2000 kuni 3000, aga täpne lahendus selgub planeeringu koostamise käigus. Et antud teema on Tuudulinna vallast vähemalt 3 korda läbi käinud ja siis olid kõige väiksemad kinnistud seal 1200 ruutu, aga kas omanik on vahetunud või omanikud või on planeeringu tegija keegi kolmas isik? Planeeringu koostaja on MR Investments. Seal on jah, omanikud on hiljuti muutunud, ilmselt võrreldes selle varasema ajaga. Et sealt kinnistult jookseb läbi selline oja, et seal on kindlasti mingisugune piirangu alade sees. No need ojad või kraavid, mis seal on, neil ei ole looduskaitselisi piiranguid, aga planeeringu koostamist selle tegevuse käigus tuleb siis selles mõttes, et säilitada see maaparandusseis või tagada, et see maaparandussüsteemid ja metsakuivendus seal ümberringi toimib. Rohkem küsimusi ei ole. On saalist küsimusi? Mäletab peast küsimus on, aga kas see ala ei lähe pargi laienduse alla?
Ta ei lähe rahvuspargi laiendusele, ta piirneb selle laienduse piiriga. Ma tahan küsida, et kas ma mäletan õigesti, et see on see ala, mis alles hiljuti käis volikogust läbi, et see maa osteti ühe ettevõtte poolt ära. See on Mudajärve kinnistu, jah? Me teame, et tegelikult praegu on ju trend selline, et ostetakse kinnistu, tehakse siis detailplaneering peale ja tehakse lageraie. Et kas selle krundiga võib samamoodi juhtuda, sest Iisaku valla ajas siis varasemalt on sealkandis veel üks sarnane detailplaneering tehtud, mitte väga kaugele. Samamoodi on planeeritud sinna, ma ei mäletagi, mis hoone siin oli planeeritud, tehti detailplaneering, tehti lageraie ja see seisab, ma ei tea, kui ma ei eksi, viimase 6-7 aastat niimoodi. No see Mudajärve kinnistu on eskiislahenduse kohaselt ja nagu algatamise kohaselt enamuses osas jääb maatulundusmaaks. Me saame raie osas seada tingimused detailplaneeringuga, aga isegi kui ta ei hakka seda planeeringut ellu viima, siis raiet niikuinii keelustada ei saaks maatulundusmaal, mis ongi metsa majandamiseks mõeldud. Et ta jääb küll lõunapoolses osas Peipsjärve piiranguvööndisse, aga enamus sellest alast on piiranguvööndist väljas. Et seal ei ole need elamukrunte nii palju kavandatud, et see terve ala oleks vajalik planeeringu tarbeks raiuda. Aga raie osas, muus osas saab detailplaneeringuga tingimused seada. See raie on seal tehtud juba. Plats on puhtaks tõmmatud. Kas kogu ala on juba lageraie tehtud? Mudajärve osas on tehtud, ainult järvepoolne serv on veel üleval. Kas on veel küsimusi või on kõik? Lõpetan küsimused. Aitäh. Eelnõu number 122. Rannapungere küla jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu algatamine ja selle algatamata jätmine. Kes on selle poolt, käega märku anda. Veebis. Anneli on vastu. Anneli vastu, okei. Ja nüüd on 7. punkt. Ala- ja vallavolikogu 17. mai 2006. otsuse number 43, otsuse number 44 ja otsuse number 47 kehtetuks tunnistamine. Liina räägib täpsemalt sellest. 2006. aastal on ala- ja vallavolikogu poolt algatatud 3 detailplaneeringut, millega on soovitud siis Peipsi ääres metsaaladel elamukruntide moodustamine. Neid ei ole see kavandatud tegevus on vastuolus nii selle ala- ja valla Peipsi järve äärse üldplaneeringuga kui praeguse Alutõguse valla üldplaneeringuga. Ja omanik soovis uuesti nendel aladel detailplaneeringu. Vallavalitsus sellega ei nõustunud, kuna see on vastuolus üldplaneeringuga ja ei leia, et see oleks põhjendatud selle alapiirkonnas. Ning seejärel, kuna see ala- ja vallavolikogu otsused on kehtetuks tunnistamata, siis oleks vajalik nad nüüd kehtetuks tunnistada. Aga tegelikult on ala- ja vallavolikogu 2008 püüdnud seda teha. Omanik vaidlustas ala- ja vallavolikogu otsuse kohtus ja sai ka õiguse, sellepärast et vallavolikogu ei olnud piisavalt põhjendanud kehtetuks tunnistamist siis, aga hoolimata sellest ta siia nagu tänaseni ei olnud ikkagi hakanud neid planeeringuid veel koostama. Ja kuna see on tänaste siis ruumilise planeerimise põhimõtete üldplaneeringuga vastuolus, siis ei ole kavandatud seda Peipsi ääres või sellises mahus siis metsaaladel. On teil küsimusi?
Minul on, et millega me nagu suudame ära hoida selle, et meid nüüd siis uuesti ei kaevata kohtusse, kui ühe korra on see juba kohtusse kaevatud? No ta võib kui ta tunneb, et see ei ole vallavolikogu otsus ei ole piisavalt põhjendatud, siis ta võib kohtu poole pöörduda. Me oleme täna püüdnud põhjendada seda kehtetuks tunnistamist sellega, et lihtsalt detailplaneeringut ei pea algatama, kui see on vastuolus üldplaneeringuga ja seda ei ole koostama hakatud, sest vahepeal on ka muutunud planeerimisseadus ja mille kohaselt siis enne uut seadust algatatud detailplaneeringud pidid olema lõpetatud 2018. aastaks. Et tal tegelikult on olnud piisavalt suur puhver, et oma soovitud plaane ellu viia, et oleks see planeering oleks koostamisel juba, et siis oleks mõistlik see lõpetada või kehtestada, aga täna ei ole sellega isegi alustatud. Et otsuses on siis võimalikult põhjalikult selgitatud neid põhjuseid. Selge, aitäh. Kas on veel küsimusi, ei ole rohkem? Kui ei ole, siis paneks otsuse eelnõu number 323 hääletusele, siis alavolikogu otsused number 43, 44 ja 47 2016. aastast kehtetuks tunnistamine. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Siin ma näen Andrus. Mina jäälen. Poolt olen. Anneli. Anneli tõstis käe on poolt. Aitäh. Vaheaeg 10 minutit. Järgmine päevakorrapunkt on muud küsimused. Nii nagu meil siin Venemaalt juba sai jutuks, et nii kaua kui on koroona aeg, siis Kairi natukene räägib sellest, kas meil on olukord parem, halvem. Ja volikogu. Meil ma arvan praegu hetkel ei öelda väga. Meil on 7 inimest, kes on praegu meil registreeritud. Et 7 inimest on meil praegu nimekirjas, kes on meil praegu haiged. Ülejäänud on kõik kas tervenenud ja lisandunud ei ole meile konkreetselt Alutaguse valda. Lasteaiad, koolid töötavad. Koolid nüüd siis järgmisest nädalast alustavad ka konkreetselt jälle õppetööd koolimajades. Oleme siin ka arutanud nii komisjonis kui ka vallavalitsusest teemad ka nende ventilatsiooni küsimustes. Ventilatsiooni tegelikult seadmed meil on praegu kõik toimivad kõikides meie lasteasutustes. Küsimus on nende seadmete ostus, mis siis määravad konkreetset CO2 sisaldust õhus. Et eks me seda ka kindlasti siin haridusasutustega siis täpselt, kui neid osta on vaja ja kuhu neid täpsemalt siis vajadus on. Aga kõik muud regulatsioonid ja asjad, mis praegu jäävad kehtima, need jäävad. Muidugi me ise natuke lootsime, et natukene rohkem antakse ikkagi ka kultuuri ja spordile rohkem vabadust, aga praegu need ikkagi jäävad püsima, nii et seda me peame jälgima ja lähevad koolidesse need, kes siis koolidesse peavad minema ja kindlasti täna tuli küsimus selle just testimise osas, sest tulevad testid meile omavalitsus, mida me siis haridusasutustele jagame just nende töötajatele on ka mõeldud, et kes siis ei ole hetkel vaktsineerinud erinevatel põhjustel, aga siis on võimalik neid ka riskide vältimiseks siis kindlasti ka testida. Aga siis, kui nad meile saabuvad, siis me siis juba täpsemalt siis toimetame nendega ja saame võib-olla siis ka nendele igasse asutusse, et nad õigesti siis käsitletud oleksid. Et võib-olla on teil küsimusi. Kas õpetajatest on suur protsent vaktsineeritud?
Ma arvan, et see info, mis siin kogu aeg jookseb, et Ida-Virumaal on vähe, siis tegelikult ma arvan, et meie oleme ikkagi eesrindlikumad. Autobus vald ongi Ida-Virumaal kõige paremini vaktsineeritud. Ja, et meil on ikkagi pooled ja rohkem, et on vaktsineeritud. Pigem on neid, kes meil nagu ei ole vaktsineeritud, on need abitööd erinevad, et kokad vahel ja sellised, et me oleme rääkinud ka haridusasutuse juhtidega, et eks tuleb tasa ja targu, et ega inimesi ei saa survestada, kui neil on erinevad põhjused võib-olla ja võib-olla ka hirmud ja kõik tulenevalt sellest, mis praegu on, aga meil on ikkagi õpetajad ja personal väga tublisti on. Ma ütlen, et kehvasti on vastupidi see, et ei anta veel võimalust ka treeneritele ja sellistele inimestel me oleme küsinud ja nimekirjad koostanud, aga nendel ei ole midagi pärast jõutud, ei ole antud seda võimalust vaktsineerida, kuigi me ise ja inimesed on valmis seda tegema. Repliigi korras täna katse-eksituse meetodil sai helistatud vaktsineerimisse, on veel Mare helistas. Kes te olete? Öelge oma isikukood, homme 16.20 tulge palun Moderna. Lihtsalt täiesti lambist. Vaktsiina on, aga inimesed kes tahab tõenäoliselt saab vaktsineerida. Ju siis on ka seda infot kindlasti jagatakse nagu niimoodi natuke segaselt ja selles mõttes, et praegu on ju propageeritakse Ida-Virumaal, et võtke üks eakas näpuotsa ja minge kohale ja saate kõik, aga see, kes viib, saab vaktsineeritud. Et selles mõttes on nüüd neid erinevaid võimalusi siis pakutakse. Kindlasti on probleem, ma arvan, et suurtes linnakoolides ja võib-olla ka siin selles mõttes sellise, ma ei oska öelda nende põhjendusi, aga meie koolid on selles mõttes ikkagi tublisti ja lasteaiad vaktsineeritud. Minul oleks ikka ületakse kõigile volikogu liikmetele, et ikkagi vaktsineerimise propageerijad, et oma tutvusringkonnas ja nii edasi, et inimesed ikka läheks vaktsineerima. See on meie endi julgeolek kõik ja tervis. Täpselt, eile viisin ühe käest kinni. Kas või käest kinni. Ja ikkagi ka see info ikkagi inimestele, kui te suhtlete ju oma siin meie vallas, et kui inimesed kes ei saa, et see on ikkagi see sõnum ja me oleme ka mujal välja öelnud, et perearstid meie poole pöörduvad või ükskõik kes, et me aitame kõik inimesed vaktsineerimisele, kui see vajadus on, aga sellest tuleb lihtsalt teavitada. Niimoodi ei oska me ju pakkuda aegu, kui inimene ei ole seda ise soovi avaldanud, kas ta üldse soovib. Et seal me abi osutame kindlasti. Ja ka praegu ikkagi kuigivõrd käivad ja paluvad ja jagavad seda info. Aga võite alati rohkem olla. Nii, aitäh. Aitäh teile. On küsimusi veel? Vallavanem tahab midagi öelda? Las ta puhkama. Ei taha? Puhka. Tere, vallavalitsus töötab, nii et kõik kontorid on avatud paljude teiste omavalitsustega võrreldes, et me ei oleme olnud kodukontoris ainult siis, kui on hädavajadus olnud ja kuskil on mingisugune kolle. Aga ma olen siin siis, kui on küsimusi vastan. Kuidas Kauksi rannahoone nende ruumide rendil on huvi suur? Tähtaeg on nüüd 1. mai või oli 30. aprill homme. Selleks ajaks siis oodatakse neid pakkumisi, et huvilisi on olnud, jah? Sooviavaldusi on, jah? On. Et siis saab, järgmine nädal saab juba siis teada anda, et kui palju oli huvilisi ja mida siis, mille vastu huvi tunti ja mis siis otsustati. Kas Vasknarvaga on graafik? Vasknarva esindaja lubab lõpetada tööd varem kui lepingus. 2. juulil on kavandatud Vasknarva sadama avamine, koos siis Peipsi või Järve festivali ühe kontserdiga. Nii et ehitaja viimane kohtumine oli esmaspäeval ja seal ta kinnitas, et ta jõuab selleks ajaks. Kas tankla tuleb eraldi, jah? Tankla selleks ajaks tõenäoliselt ei jõua. Tankla projekt sai täna või eile saadetud projekteerija poolt valda ja läheb nüüd siis registri kaudu siis Päästeametisse, Keskkonnaametisse. Loodame sealt mingi nädala-paari jooksul saada vastused ja siis hankesse panna, jah. Sadamas kirikupoolse osa maaüksus saab ka kõva katte
2. juulini või see on hiljem? Vaevalt, et sadama ehitajaga on kokku lepitud, et tema taastab selle oma transpordi ehituse ajal, eks ole, lõhutud selle juurdepääsu tee. Seal on praegu ilus liivapinnas, aga ta on pehme. Et valla plaan on siis, ütleme, et see aasta saada sinna korralik põhi alla ja lasta vajuda aasta pärast, siis võiks teha ka sinna juba tolmuvaba katte. Vastnarvas muidugi veel, et Peipsiveere programmist sai vald toetust, nii et ka see hange on täna üleval, et siis ka külaplats saab väikesed investeeringud nüüd sellel suvel. Positiivsed uudised. On veel küsimusi? Ole siis, aitäh. Ja lõpetan volikogu istung, järgmine volikogu saab olema 27. mai. 27. mai asukoht üldse, sellepärast vaatame, kuidas see viiruse levik on. Koos tõenäoliselt oleme siin.